Harudases intervjuus Saudi Araabia omanduses olevale võrgustikule Al Arabiya. Iisraeli president Isaac Herzog ütles, et tema unistus on näha rahu Iisraeli ja Saudi Araabia vahel. Ta on avalikult rääkinud sellest, et soovib ühel päeval kohtuda kroonprints Mohammed bin Salmaniga Riyadis. Sõnum on selgelt suunatud mitte ainult Iisraeli avalikkusele, kuid samal ajal, kui Iisrael esitab normaliseerimist, kui piirkonna järgmist ajaloolist läbimurret, Riyad on rõhutanud, et iga kokkulepe peab sisaldama usaldusväärset teed Palestiina riigi suunas. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Khaled Hassan, ideoloogilise kaitseinstituudi teadur ning rahvusliku julgeoleku ja välispoliitika uurija, kes liitub meiega Londonist. Khaled, väga tore, et oled täna meiega I24 Newsis. See sõnum Iisraeli presidendilt Herzogilt ei ole selgelt mõeldud ainult Iisraeli avalikkusele, vaid ka Saudi Araabia avalikkusele, kuna tegemist on intervjuuga Al Arabiya kanalil. Aga kas Saudi Araabia avalikkus on valmis ja nõus sellist sõnumit Iisraeli presidendilt kuulma? Aitäh, et mind kutsusite. Ma arvan, et kõigepealt peame välja tooma, et see intervjuu oli tegelikult suuresti kroonprintsi ja tema lähikondsete poolt korraldatud. Ja sellel oli üks peamine eesmärk õõnestada peaminister Netanyahut. See on kogu selle asja mõte. Me tahame põhimõtteliselt näidata, et oleme rahul avatud, kui teie teete meile teatud kompromisse ja järeleandmisi mõningates põhiküsimustes. See intervjuu tuli tegelikult pärast Saudi Araabiast tulnud leket, mille kohaselt nad olid valmis suhteid normaliseerima. Kui peaminister Netanyahu valitsus, tema koalitsioon, Netanyahu ise ja tema koalitsioon lähevad ning asendatakse kellegi teisega. Ja kui Iisrael kohustub mitte ehitama ühtegi asundust ega midagi läänekaldal ning Juudamaal ja Samaarias, eks? Kui Saudi Araabia juhtkond on juba otsustanud, et nad ei normaliseeri kunagi suhteid, siis miks üldse seda võimalust elus hoida? Kas mingil hetkel ei tekita pidev ootuste tõstmine, kas see ei kahjusta juba Riyadi usaldusväärsust Washingtoni silmis, ütleme nii? Küsimus on, miks nad ei peaks seda tegema, sest nad mõistavad, et kui nad lihtsalt jätavad normaliseerimise võimaluse õhku, nad saavad, mida tahavad. Nad jätavad normaliseerimise võimaluse õhku, kui suhtlevad USA, Iisraeli ja teiste piirkonna riikidega. Nii et iga kord, kui nad tahavad Iisraeli või USA'd survestada, ütlevad nad, me võiksime kaaluda normaliseerimist, kui teete seda või teist. Nad ei võta normaliseerimist tõsiselt ühel peamisel põhjusel. Praegu on Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia vahel konflikt. Saudi Araabia diskrediteerib, ründab ja süüdistab Araabia Ühendemiraate selles, et nad lõhestavad moslemi rahvast ja on sisuliselt sionistliku lobigrupi kontrolli all. Ja see kõik on tingitud Abrahami lepetest. Saudi Araabia ütleb sisuliselt, et Abrahami kokkulepped on ebalegitiimsed. Seega nad ei liitu kunagi Abrahami kokkulepetega. Mida peaks Riyad sinu arvates tegema, et seda muuta ja tõesti näidata, et nad kaaluvad normaliseerimist tõsiselt? Mitte midagi, kui sa annad neile. Ma mõtlen, üks asi võiks olla see, kui sa annad neile diplomaatilise saavutuse, mida pole kellelegi teisele moslemi maailmas antud. See tähendab Palestiina riiki. Ja nad peavad seda nägema. Nad peavad nägema, et Iisrael lahkub praktiliselt kogu Juudamaalt ja Samaariast. Ja praktiliselt tead, Iisrael justkui taandub 1967. aasta piiridele, nagu nad ütlevad. Intervjuud president Herzogiga peavad peaaegu kõik neist taktikaks. Nad kasutavad seda Araabia Ühendemiraatide ründamiseks. Nad ütlevad, vaat, Araabia Ühendemiraadid on suhted normaliseerinud, aga nad ikka veel anuvad, Iisrael anub ikka veel, et meie nendega suhted normaliseeriksime. See on sellepärast, et meie oleme palju tähtsamad kui Araabia Ühendemiraadid. See on mäng, mida Saudi araablased mängivad ja nad manipuleerivad Iisraeli avalikku arvamust. Ja kahjuks Iisraeli president, keda ma väga austan. Aga kuidas on lood Washingtoniga? Kuidas Washington sellesse kõigesse sobitub? Kas see on USA presidendi Donald Trumpi aegne Washingtoni toetatud algatus, mis soovib, et Saudi Araabia liituks nende Abrahami kokkulepetega? Washington on osa mängust. Tead, Saudi araablased manipuleerivad Washingtoni. Nad lähevad Washingtoni ja ütlevad, vaadake, kui Biibi lahkub ja iisraelased teevad seda ja teist, siis me võime kaaluda suhete normaliseerimist. Nii et ameeriklased avaldavad iisraellastele survet ja tead, nad survestavad Iisraeli peaministrit ja me oleme seda näinud asepresident J.D. Vance'i kõnedes ja avaldustes. Nii et põhimõtteliselt rahastab Saudi Araabia suurt kampaaniat, et survestada iisraelasi ja mõjutada ka avalikku arvamust Iisraelis. Pead endal küsima, miks see juhtus enne valimisi. Miks mitte aasta tagasi, miks mitte 6 kuud tagasi. Huvitav ülevaade normaliseerumise tegelikest väljavaadetest. Khaled Hassan, aitäh, et olid täna meiega I24 Newsis. Aitäh.